Tere tulemast meie suurepärasesse podcasti, milleks on siis 10 aastat vahel. Tere. Jah, ning tänaseks episoodiks võtame lahti sügis 2000. Igatähes. Alustame siis, ma arvan, eks ole. Võtame lahti igatähes sügis 2025 trendid igatähes. Ja siis... Nii. Seemisnahast kõik. Kärt, kas sa üldse tead, mis on seemisnahk? Ja see on siuke nagu kuulajatele siis, et seemisnahk on siuke nagu nahast, aga see ei ole nagu läikiv, et see on nagu siuke või kui te vaatate YouTube'ist, siis ma panen siia mingid pildid seemisnahast ja kui te kuulate Spotify'st, siis saate ise otsida Pinterestist või Google'ist, mis on seemisnahk, sest et Kärt kuni eilse õhtuni ei teadnud, milline näeb välja seemisnahk või mis see on. Õigus. Aga see ongi õppimise protsess ja see on väga hea. Ehk siis kõik terve riietus on seemisnahast. Mis sa ütled? Tead, mul ei ole väga arvamus selle koha pealt. Ma mõtlesin, mina üldiselt ei fänna, sest et seda Eestis ei ole väga praktiline kasutada. Ei saabastel või käekottidel või mandlitel, sest et seda on jõle... Ja ta läheb mustaks ja seda ei ole väga mugav puhastada, nagu kui tavaline nahk on, siis sellist tõmbad lapiga üle ja kõik plekid on läinud. Aga sellel päris nii ei toimi. Aga muidu, jah, las ta olla. No minu meelest see näeb ilus välja, ise ma seda väga ei kannaks, see läheb kergesti mustaks ja ilmselt ei ole väga praktiline. Aga see on muidu nagu ilus, ise ma ei kannaks, aga kuskil, kui sa oled kuskil New Yorgis, siis oled enda korteris ja siis lähed kuhugile välja kohvikusse, siis see on päris lahe ikka. Järgmine asi. Veinipunane ja pruun siis nagu... Värvidena üleüldiselt. Yeah. Veinipunane ma tõlkisin eesti keelete, aga ta vist päris ei ole burgundy, on ta inglise keeles. Minule väga meeldib. Ma tahaks endale sellist punast käekotti, aga ma millegi pärast kahtlustan, et kuna kõik mu teised asjad on sinised, siis seda ei ole väga lihtne kokku sobitada. No minu hinnangul see värv mulle väga meeldib. See on siuke tumepunane, minu meelest on väga ilus. Ja siis pruun sinna juurde ka väga hästi sobib sinna enamjaolt. Ise... See on kuidagi liiga uhke värv, et seda igapäevaselt kanda. Võib-olla ainult siis, kui sa lähed kuhugile restorani. Mina arvan, et see on väga, väga ilus. Mulle väga meeldib. Ja pruun samamoodi. Siuke ajatu klassika, mis ei lähe kunagi moest välja. Alati võid kanda pruuni. Loodetavasti ka järgmine aasta, kuigi võib-olla järgmine aasta öeldakse, et see ei kõlba mitte kuhugi. Ja sa pead kõik oma pruunid asjad ära viskama ja mida sa üldse teed, kui sa veel 2026 aastal pruuni kannad. Aga... Küll me jõuame selleni. Minu pruun ja veinipunane väga, väga ilusad üldkokkuvõttes. Jah, ise mu riidekapp on pigem heledad sorti. Minul samamoodi. Minu riidekapp on sattunud pigem heledad ja sinise. Ei, mul isegi ei ole väga palju mustad. Minul on trenniliidud on mustad, aga mul on pigem siuksed sinakad toonid ja rohelised ja heledad. Nii et seda pruuni ja veini punast siia kappi nüüd niimoodi siis toppida ilma, et ma peaks täiesti terve uue kapida ja riideid ostma. Tundub keeruline. Minul on hästi kirju riidekapp. Et noh, kõike. Aga veinipunane ja pruun on siuke... jah. Igatahes üldkokkuvõttes. Meeldib. Mulle ka väga meeldib ise, ma väga ei kannaks, aga ilus värv on. Jah, niimoodi. Räägi niimoodi kogu aeg, et las mikrofon käib kuskile. Ja siis järgmiseks kõrged saapad. Ma panin kõrged saapad lihtsalt kui siuke, põlveni, aga ma ei osanud seda kuidagi välja otsida. Aga siuksed nagu konsaga, ma mõtlen kõrged siis konsaga saapad.
kõrged saapad, mis on kontsaga, aga siis neil nagu, see on nagu, see peaks olema sul nagu noh, siuke reieni on ju, aga siis ta ei püsi üleval ja siis see näeb välja nagu see noh, põlvest ülespoole osa oleks nagu alla vajunud nagu niimoodi. Nii et see on siuke nagu kottis ja siis see nagu on nagu Gert paneb pildi siia, mida ma mõtlen. Igatahes minu arust see on väga imelik. Ma ei mõista seda. No minu jaoks kõrged saapad ise on, kui teised inimesed kannavad, see on nii fancy ja ilus, eks ole. Mina ei kanna siukseid asju veel. Minul on ühed kõrged saapad. Ma eelmine aasta ostsin talvel. Ja need on nii lahedad. Need on väga lahedad tõesti. Jah, no mina ütlen täpselt samamoodi nagu enamus eelmistega, et meeldib, aga ise ei kannaks. Mina ise kannaks, kui mul oleks. See on nagu talvemantel näeb välja või siis siuke, noh siuke nagu tead siuke klassikaline beige nagu kevad-sügismantel, selline ja siis see lõikata nagu noh, mingi puusa kõrguselt ära. Okay. Kärt paneb taaskord pildid siia, aga siuksed mantlid, mis tundub, et muidu väga nunnu, väga tore, väga äge, et kõik inimesed Ameerikas saavad seda asja kanda. Eestis ei keri niimoodi. Külm hakkab, selga hakkab valutama, kui sa niimoodi ringi käid päevad läbi. Ma arvan, et ma nõustan. Ise minu jaoks on... Kärt ütleb igale asjale, et ise minu jaoks on natukene liiga ja siis mingisugune põhjendus siia. Aga nüüd pidagem silmas, et Kärt on 10, käib koolis, kus tal on iga päev samasugune koolivorm ja peale selle on ta trennis ja siis peale selle on ta kodus nende samade trenniriietega. Ehk siis jah. Nii et võtkem Kärdu soovitusi ja arvamusi with a grain of salt. Jah. Edasi vist ju. Igatahes. Aga mis me arvame ka nendest mantlitest, nendest lühikestest? Ma ei oska midagi arvata. Ma tõesti ei oska midagi arvata. Need on nagu ilusad, aga mitte väga praktilised ja ise väga ei kannaks. Kuule, kas me peaks niimoodi ka tegema, et me lisaks nendele, et kas me praegu kannaks või ei kannaks ja kas meeldib või ei meeldi, lisaks sellele arvame, et kas nagu jääb moodi ja et on siuke ajatu ja on tulnud, et jääda või siis on 2 kuu pärast ei kõlba enam kuhugi. Peaksime siukse arvustusega tegema või? Võib teha küll. Kas me teeme tagantjärgi teistele või? No teeme, meil ei ole nii palju siin taga neid. Nii, see mis nahast kõik, mis sa arvad, kas jääb või ei jää? Ei jää pigem. Mina arvan, et osad asjad võivad jääda. Või no nagu ma arvan, et jakid jäävad, aga nagu kõik terve. Mina arvan just vastupidi, ma arvan, et käekotid jäävad. Samas käekotid on siuke asi, mis käib hästi palju nagu niimoodi edasi-tagasi. Ma arvan, et siuke 70-30, et 70 ei jää, 30 jääb. Nii, veinipunane ja pruun. Ma arvan, et jääb. Veinipunane võib olla natukene küsitav, aga pruun kindlasti jääb. Pruun on olnud ja pruun jääb. Pruun jääb. Mina veinipunase kohta ütleksin küll, et see võiks jääda, sest et no, nagu, see on väga uhke siuke värv. Et nagu ma arvan, et see jääb. No, minu arust ka võiks jääda. Mulle väga meeldib see värv, aga sa ei saa kogu aeg nagu tulu teenida selle pealt, kui on üks värv vaata, sest et siis inimesed ostavad kõik seda värvi ja siis nad ostavad oma asjad ära ja siis nad ei osta enam midagi sult ja siis sa lähed pankrotti ja siis sa pead nutma oma $1,000,000 majas. Jah. Kõrged saapad. Need klassikalisemad versioonid jällegi on alati olnud ja jäävad, aga need imelikud, mis vajuvad sul kuskile vastu põrandat ja siis on kotis ja siis sa peaaegu koperdad neile otsa. Ma kahtlustan, et need ei jää. Mina arvan, klassikalised jäävad kindlasti. Need, mis vajuvad kotti, ma arvan, et need jäävad nagu mingi 8 aastaks ja siis need enam ei ole. Samas need ei ole ka just praegu tulnud, need on mingi talvel juba vist tulid moodi. Nii et
liigume edasi. Lühikesed mantlid, kas need jäävad või ei jää? Ma ei tea, pigem ei jää. Ma arvan ka, et ei jää. Nii, nüüd täiesti nagu uus nüüd, mis me enne ei ole rääkinud, on nahast pommerid. Bomberid. Need on sellised väga oversized nahkjakid, nahktagid põhimõtteliselt. Ja bomberid üleüldiselt. Jah, siuksed, no siuke, et sa mingi kuskilt vanaisa kapist tuulasid endale välja ja siis on väga vintage ja väga äge. Ma arvan, et ei ole tulnud, et jääda millegi pärast. Asub, et no ma korra räägin siis, need on minu meelest, need siuksed, mis on nagu kilest, on minu meelest väga lahe. Kert mõtleb siis tavalist jopematerjali. Jah, on minu meelest väga lahedad, need on siuksed nagu, siuksed, et sa lähed sügise poole trenni nendega. Siis need on minu meelest väga lahedad ja need on päris ilusad. Aga nahast mulle võib-olla ei meeldi nii väga. Mulle just nahast meeldib rohkem, sest et mina olin ka tol ajal elus ja internetis aktiivne, kui eelmist korda bomberid, siuksed jopelaadsed olid moes. Ma mäletan veel seda. Nii et mulle need väga ei meeldi, aga need nahast võib olla isegi. Ma ise ei kannaks, aga neid on väga ägedalt võimalik kanda. No need nahast minu jaoks võib-olla on siuksed, mina ei kannaks, aga mina isiklikult ei kannaks. Aga võib-olla teiste peal, kui need on siuksed nagu, kui ülejäänud riietus on ilus, siis saab kõik välja kanda. Nii, oota, kas mina arvan, et see läheb moest ära ja ei tule moodi tagasi. Mina arvan, et see läheb moest ära ja siis kui Kärt on minu vanune, siis need tulevad uuesti tagasi ja siis ta saab aru, mis ma nüüd mõtlesin. Järgmine teema, džonkitehted. Need on siuksed ebamäärase ja naljaka kujuga suured statement tehted. On mul siin kirjas või Kärtul siin kirjas. Need on siis siuksed, see näeb välja nagu siuke modernne kunst. Jällegi Kärt paneb hästi ilusad pildid siia sellest. Aga jah, need on siuksed hiiglaslikud. Ma ei oskagi kuidagi muud mõelda seda kirjutada. Ja ma saan aru küll, ma panen siia kindlasti mingid pildid. Aga minu hinnang siis, või minu arvamus. Minu meelest need on ülikoledad ja väga ebapraktilised. Jäävad sul kogu aeg, kui paned enda ühe käevõru ja siis kõik need pildid, neil on mingi 1000 käevõru ja sõrmust. Ma ei tea, kuidas niimoodi saaks elada. Need on nii ebamugavad ju sul käes. Ja need on need ei liigu ka, vaata. Need on nagu kõvad. Ja need on kõvad. Ei, kindlasti mitte. Kas need, ma ei tea, mulle üldse ei meeldi. Nad võivad... Mulle ka väga ei meeldi, aga see võib-olla on ka sellepärast, et mina ei ole väga ehetekandja. Mulle tundub ka ebapraktiline. Mul on üks käevõru, üks sõrmus ja üks kaelage, mida ma kannan kogu aeg ja peale selle ma ei kanna mingi tehteid. Nii et jah, ehete inimestele see on kindlasti siuke uus moeröögatus, sest et ma ei ole kursis, et nagu väga palju ehteid oleks või nagu käiks. Ma ei ole ehete moest ühesõnaga väga kursis. Väga mitte. Aga jah, need tõenäoliselt need väga kindlasti ei jää moodi. Ja need lähevad sama kiiresti, kui need tulid. Ja, minu jaoks on see ei. Need võivad olla ägedasti stiliseeritud, aga see ei tundu üldse praktiline. Ja need tunduvad nagu, et sa ei lähe nendega kuhugile linna või nagu... Sa nendega just linna lähedki. No sa lähed nagu linna, aga see nagu ei lähe sinna nagu hästi pikaks ajaks, vaata. Et nagu... Jah, minu probleem ka moega on see, et mina olen nagu kodust ära niimoodi terve päeva. Mul on vaja mingit praktilisi asju. Mulle ei meeldi, kui mul on mingi ilgelt pudi-padi kaasas ja siis mitte miski neist ei hoia mind soojas. Ma tahan, et mul oleks soe ja mugav ja enam vähem normaalne näeks välja. Ja siis enamus moodi on siuke, et mul on ikkagi külm
mingi mu naba on paljas, mu selg hakkab valutama, mu hüppeliigesed hakkavad valutama, mu jalad hakkavad valutama, sest ma pean mingi hiiglaslikke kontse kandma. Ja siis peale selle see näeb suht jube välja ka, sest et vihma sajab tegelikult või mingit muud lörtsilaadset ollust taevast alla. Ja siis on ilgelt rõve olla ja siis ma jõuan koju pärast ja mõtlen, et no see ei olnud ikka üldse väärt seda. Therefore ma ei tee sellist asja. Jah, minu jaoks ei. Skinny jeans ehk siis kitsad teksad. jah, kitsad teksad. No mina ütleksin, et mulle täitsa nagu meeldib, võib-olla sõltub nagu, kui sul on nagu kitsad teksad ja siis sul on peal mingi siuke nagu oversized pusa, siis see on nagu minu meelest lahe. Aga siis see on nagu Ariana Grande jällegi aastal 2016, kui mina olin YouTube'is ja Kärt oli 1-aastane. Aga mina mõtlesin skinny teksad või noh, kitsad teksad siis siin selle mõttega, et sul on need kitsad teksad, siis sul on need kõrged saapad, need mingisugune põlveni saapad ja siis ongi see mingisugune poolik jakk, poolik mantel peal ja mingisugune, ma ei tea, kampsun või mingi, mis iganes aksessuaarid veel. Siis on ka lahe, et nagu sõltub, kuidas seda stiliseerida. Jah. Aga kui sul on nagu mingi lihtsalt mingi top seal üleval, siis mulle väga ei meeldi see, siis see on veits imelik. Aga muidu nagu minule meeldib, et skinny teksad tulevad tagasi, sest et mina ei ole, mul on ühed teksad, mis on kitsad ja ma ei ole neid ratsinud ära visata, sest need on ilusat värvi ja need meeldivad mulle. Ja need minu arust näevad mu jalas nagu normaalselt välja ka, mis ei juhtu tihti teksadega, aga ma ei julge neid väga palju kanda, sest et kitsad teksad on nii controversial olnud viimased aastad, et jah, see oleks tore, kui need tulevad tagasi ja siis ma reaalselt saan kanda ka neid riideid, mis mul olemas on. Jah. Nii, viimaseks kummikud. Kummikud siis kui kõrged ja need peavad olema brändilt mingi Hunter. Jah, Hunter. Hunter boots peab olema, muidu ei ole õige üldse. Ja siis neid kantakse ka nagu kummikud, on ju, kummikud. Nii, ja siis sa kannad neid mingi. Okei, no need on ilusad kummikud, aga siis siin on üks pilt. Me paneme selle sama pildi, on ju. Ja küll. Sest sa selle ära pinnida endal. Ühesõnaga, tavaliselt kummikud ja siis sul on pooljalg on paljas ja siis sul on mingisugune seelik või kleit ja siis siuke jällegi suur mantel või noh, nagu pintsak. Siuke liiga suur pintsak on peal. Kõik pildid, mis siin tegelikult on mingite outfitidega on see, et sul on kummikud ja siis sul on nagu siuke lühike seelik ja siis midagi. Nii, kas ma võin enda arvimust nüüd avaldada? Minu meelest need on tegelikult nagu praktilised, kui sa lähed kuhugile metsa ja siis sa lähed mingi, ma ei tea, mida sa sinna metsa lähed, eks ole tegema. Aga nagu muidu need on nagu ilusad, aga nagu ei. Mulle tundub see siuke asi, et ameeriklased avastasid, et oh my god, kummikud, oh my god, ja siis kogu ülejäänud maailm ja Euroopa on nagu, ja ma tean, me käime metsas seeni korjamas nendega, et mis siis? Ja siis ameeriklased on nagu, oh my god, aga kummikud, ja siis nad panevad sinna nagu kõige ebapraktilisema ja ebaloogilisema outfiti selga. Ja siis nad on nagu, wow, vaata millega me lagedalad, vaata kui äge uus asi. Ja siis kogu ülejäänud maailm lihtsalt vaatab neid nagu. See on see, kuidas see kummikute värk tundub. Aga see on ka, sa kannad neid Hunter bootse siis, kui sa üritad olla siuke briti rikkast perest pärit ja siis sa käid mingi polomäng või, mis ta on, ühesõnaga sa käid maal ja siis nädalavahetuseti, kas meil on veel midagi rääkida, et kas need on tulnud, et teada, absoluutselt mitte. Ei. Need, kellel on olnud vaja kummikuid, neil on kummikud sellest ajast, kui nad on pädalikud ja kui nad alles nüüd avastasid kummikud, siis neil järelikult ei ole vaja kummikuid, seega nad ei kanna ka neid rohkem kui selle ühe hooaja.
Ja pean lisama, et need Hunter Boots, need spetsiifiliselt see bränd, need kummikud ei ole tegelikult üldse odavad. Need on mingisugune 100+ eurot. 100 eurot kummikute eest on kindlasti liiga palju. Ehk siis ei. Jah. 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 Nii. Nüüd sai meil kirjas läbi, aga nüüd teeme väikese kokkuvõtet, mis sa siis arvad sügisema trendidest? Üleüldiselt mulle meeldib, sest et mulle lihtsalt meeldib sügis ka. Mulle väga meeldib sügis. Sügis on alati see aeg, mida ma ootan. Või nagu aastaaeg, mis mulle kõige rohkem meeldib. Minu arust on nii ilus. Ja sügis on siuke mõnus ja soe ja siuke nunnu. Ja siis sa saad oma sarja vaadata ja mingi küünlad põlevad ja siis lehed on ilusad ja siis sa lähed matkama ja värki. Tegelikult muidugi nii ei ole. Tegelikult sa õpid 24/7 ja siis on sopane väljas. Ja aga see on see, miks mulle sügis nii väga ei meeldi. Mulle meeldib. Nii et ses suhtes ma olen väga elevil, et sügis taaskord meieni jõuab. Ei ole elevil, et uuesti kooli minna, aga olen elevil, et sügis. Suhteliselt sama. Jah, ma ei taha kooli minna väga, aga ma tahan sügist. Sest, et... ma tahan kooli minna lihtsalt, tähendab, ma tahan minna kooli asju ostma. See on alati nii äge. Täna meil on õnneks võimalus. Ja, mul ei ole väga mitte midagi vaja, sest et mul on mingisugune 3 tundi ja mul on enamuste jaoks vihikud olemas. Aga mõni vihik, mõni mingisugune pastakas. Minul on vaja. Minul ei ole. Jah. Aga mis sa arvad nagu nendest trendidest, et kas enamus on pigem see, et mingi, lihtsalt tuli mingid mõttetud trendid see sügis või on pigem see, et ongi tulid uued lahedad trendid, mis võiksid olla väga pikalt maas? Ma arvan, et see aasta üritatakse väga minna sellele old money nagu stiiliga ja selline väga vintage. Natuke vintage, aga siuke preppi siuke, ma käin mingis hästi kallis ülikoolis ja siis ma joon sooja kohvi mingisugune õhtuti. Ei, hommikuti just päeval, sest et ma käin oma tundide vahel ostmas kohvi ja siis ma olen siuke mingi Londoni või ma ei tea, New Yorki tänavatel jalutan ringi ja teen pilte ja olen siuke perfektne. Jah, aga meil oli üks veel, meil oli need vintage päikeseprillid. Rohkem ei ole öelda selle kohta midagi. Mina ütleksin, et need on nagu lahedad, siis kui sa oled täpselt siuke nagu Kadri praegu rääkis kuskil New Yorkis enda ülikoolis ja siis käib vahetundide ajal kuskil õues jalutamas ja kohvid ja matšad ja joomas. Aga minule, ma olen 10. Sest et Kärt ei või isegi juua kohvi. Me käisime Starbucksis ja ta tellis eraldi decaf kohvi, sest et ta ei või juua kohvi. Yeah. Nii et Kärt tõesti ei saa väga paljudes asjades kaasa rääkida. Ka selles, et kontsi kanda, sest et tema jalale vist isegi ei tehta kontsi. Ei tehta. Ega tema väiksustele inimestele ei tehta siukeste inimeste riideid, nagu meie siin räägime. Aga ma võin öelda, mida ma arvan, kui teised seda kannavad. Igatahes, minu meelest, kui teised seda kannavad, täpselt kus on need kitsad teksad ja siis need kõrged kantsad jalatsid saapad ja siis on siuke mantel, see mis nahast mantel, siis need on minu meelest väga sobivad sinna, aga muidu pigem mitte. Ise ma ei kanna. Kõikide nende trendidega on see asi siuke jama, et kui sa Eestis neid kannad, need ei ole praktilised. Esiteks, need ei ole praktilised. Teiseks, kesklinnas sa saaksid, kui sa kaubamajas shoppad, siis sa nagu saaksid kanda siukseid asju. Aga üleüldiselt kujutad sa ette, et sul on siuke outfit ja siis sa lähed mingi Mustamäele. On midagi veel öelda? Ei. Jah, siis aitäh, et seda podcasti siia tulite kuulama. Loodetavasti see teile meeldis, loodetavasti, et
kaameraku sai selle koha peal tühjaks, aga loodetavasti see meeldis teile, loodetavasti te vaatate ja kuulate järgmisi osi ka. Hetkeseisuga iga kolmapäev tuleb uus osa, pole veel kindel. Aga jah, see on siis hetkeseisuga kõik ja kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau!